tere õhtust, tere õhtust kõigile. Teen, ma panen mängima ühe loo, ühe saate tähendab. Ma teen, tänane saade on Kortal, tõenäoliselt 99%-le, võib-olla isegi enamale ei ole teadlikud, mis asi on Kortal ja panen selle saate teile mängima. See on üsna pikk, kõik on vaba, kes tahab kuulata, see tahab, keda kõnetab, see kõnetab ja peale seda saadet seletan ma siis omalt poolt siis lahti, miks ja milleks seda täna üldse siin räägitakse. Tunnistan teile seda, et ma panen selle praegu mängima, ma lähen ise ka tegelikult arvuti juurest ära. See on minu jaoks juba 1,5 aastat tagasi. Kortalis on selle ajaga päris palju võimalusi tekkinud juurde, on toimunud palju muudatusi, aga seda siis hiljem saame siis sellest rääkida. Eesmärk on kogukond, kes soovib oma mõtteid ja lahendusi, just nimelt lahendusi, leida sellele olukorrale, kus me siin kõik oleme. Need on kõik kutsutud, oodatud ja nii ongi. Teie all jookseb meiliaadress info@uudistekeskus.ee. See on nüüd meiliaadress, mis läheb siis otse Heikile ja selle tänase saate eesmärk on siis see, et meil on kava teisipäeval kell 17:00 teha nii-öelda platvormi peal siis selline Zoomi-laadne vestlus. Me ütleme küll Zoom, aga tegelikult on ta ikkagi uudistekeskuse enda stuudios loodud tehniline võimekus ja me teeme seda siis oma platvormi peal, et tegemist ei ole Zoomiga. Kõik, kes soovivad teisipäeval kell 17:00 sellest osa saada, nendel palun saata meil info@uudistekeskus.ee ja Heiki siis saadab esmaspäevase päeva jooksul kõigile lingi aadressi, kuhu te siis nii-öelda klikite teisipäeval siis kell 5. Ja tänaseks on kokku lepitud, et seal on siis ka Arto. Arto on, tema võiks öelda, et Eestis üsna alguses sees olnud. Kogu see teema on tegelikult, ma ütleksin, et ei ole vana, see on üsna uudne asi. Ja tema mõte siis on, ütleme siis otse välja, et see on nüüd siis keskkond, mis on siis detsentraliseeritud platvorm, avatud lähtekoodiga. Seal on võimalik siis, kes soovib omale blogi teha, kes soovib omale, meil on Kunglarahva grupp seal ära tehtud. Seal on küll muidugi inimesi hästi vähe sees, no me arusaadavatel põhjustel ka. Ja seal saab siis vestelda erinevatel teemadel. Teemad on täiesti vabad. Keegi ei tsenseeri, keegi võõrast seda lugeda ei saa. See on nüüd niimoodi krüpteeritud, et jah. Ühesõnaga, see on nüüd selline koht, et see on nüüd Facebooki vastand, ütleksin niimoodi, et kui Facebook on selline avatud lauluraamat, kus enam inimesed suures osas enam sees olla ei taha, paraku nii on, kehtib ka minu kohta, siis see on nüüd siis selline koht, mis võiks pakkuda alternatiivi. Ma saan aru, et neid alternatiive erinevatel kogukondadel ilmselgelt on, neid on. Ja Telegrami Kunglarahva grupi looja, haldaja
Vallot on ka seal kohal, nii et katsume selle kõik siis kuidagi sinna kokku liita. Mis sellest tulevikus saab, kas see kogukond kasvab ja nii edasi, ma jätan kõik need teemad lahtiseks. Lihtsalt ääremärkusena ütlen ära, et on väga palju inimesi, kellel on väga huvitavaid mõtteid, väga huvitavaid teemasid, väga huvitavat infot. Nad põhimõtteliselt ei jaga seda Facebooki gruppides. Ma näiteks siin võib-olla üks sihukene selline vahemärkus, kus inimestel on teadmised, oskused, kogemused. Ma saan aru, et ka mulle tundub siis täna praegu, ma ei ole ise seda inimest näinud, aga on olemas ka siis nagu reaalselt nii-öelda mitte paberi peal olev mõte, vaid ka nii-öelda tehtud asi. Ja täiesti asine teema, nimelt on siis katel, mis põletab põhimõtteliselt kõike, mis põleb. Ja nii uskumata, kui see ka ei tundu, sellel katlal puudub korsten. Nii et võt sellised inimesed on, selliste teadmistega on meie ümber. Ja nüüd siis, pange siis ise nüüd 1+1 kokku, et kui selline inimene tuleb, hakkab rääkima oma asjadest Facebookis, võite siis ise arvata, mis siis nagu saab, et see on nagu selline Delfi kommentaarium, kus 10-9 lihtsalt irvitavad ja tänane olukord on jõudnud sinnamaale välja, kus need inimesed lihtsalt taanduvad ära ja eks igaüks leiab oma koha ja üks selleks kohtadeks on siis on nüüd see sama kortal, aga ma ei hakka seda pikalt seletama, kuulake see saade ära, kõigil, kellel huvi on, kirjutab meili info@uudistekeskus.ee, Eiki saadab esmaspäevase päeva jooksul teile lingi ja täna kokku lepitud teisipäeval 17:00 teeme siis sellise ühisvestluse. Kuidas see kulgeb, ei tea, sest ütlen ausalt öeldes, et meie kõigi jaoks on see asi täiesti uudne. Nii et siin mingisuguseid küsimusi nagu pommitada paraku jääb ka minul, ma ei oska vastata nendele, aga mida ma olen otsustanud, ma proovin ära selle. Kontod on tehtud, sees me oleme ja asi tundub üsna nii-öelda silmi avav ja võimalust rohke. Aga siit see tuleb, panen selle mängima, kestab ta kaua, ise vaadake, kas ta siis, kõik on vaba. Miks ma seda teen? Ütlen ära, et minu eesmärk, Kungla rahvas, meil on armastuse rahu poolt, ilma teist kahjustamata, vabatahtlik valik. Me oleme saadetes palju rääkinud, et oma häälega ütlen välja, siis minu eesmärk on täna öelda oma häälega siin mikrofoni taga välja, et te kõik olete oodatud, kõik on kutsutud ja see on see vabatahtlik valik, ma täidan oma selle häälega ära üks kord ja kõik edasi juba iga inimene siis saab ise mõelda, ise vaadata ja ise otsustada. Mina olen oma nii-öelda soovi selle vabatahtlik valiku tingimuse, et kõik on võrdne, kõik saavad täna võrdse nii-öelda võimaluse, siis selle eesmärgi me täna täidame ära. Olgu nii, panen käima ja siis saate kuulata. Ma panen selle päris algusest, et siit on, tegemist on tegelikult 2023. aasta saatega. Ma seda viimast ei pannud, sest mul on tunne, et see oli ka esimene, kus mina ise seda kuulasin esimest korda. Ja panen selle, et siis saate ise kuulata. Olgu nii. Kestab ta oma jagu, 1:22. Nii et on mida kuulata. Tere tulemast taas kord osa saama Uncasti podcastist. Täna, nagu ikka, Arto, Reimo, Anatoli saates. Ja täna on meil siis selline teema nagu vabaduse tehnoloogiad. Millest siis juttu tuleb? Tuleb siis selle maailma asjadest ja võimalustest, mis meil siin täna on ja mida vast ka edaspidi on siin maailmas näha, ütleme nii, sest et tehnoloogiad ei pruugi ära kaduda, siis loodetavasti selle heas mõttes, arvestades, et kui elekter ja internet püsivad, et siis ilmselt kõik kujuneb
palju ilusamaks. Sellepärast, et vabaduse tehnoloogiad ongi just mõeldud selleks, nagu mina olen aru saanud, et luua rohkem vabadust inimestele ja ka sellist nii-öelda suutlikkust või võimekust või mis ta siis on nii-öelda empowerment on inglise keeles. Et siis sellest täna siis tulebki juttu ja kohe varsti siis hakkame spetsiifilisemaks minema, nii et kõigepealt tere tulemast Anatoli ja Reimo. Tervist! Tere! Nii, ehk siis, millest siis juttu? Põhiliselt räägime IT-valdkonnast, ütleme siis paljuski, kuna meil on maailm muutunud päris selliseks digitaliseerituks. Arvutid on enam-vähem iga inimese, iga pere kodudes juba olemas. Internet on ka siin Eestis meil ikka väga levinud. No, välismaal on muidugi kohti, kus seda veel nii kättesaadav ei ole. Nutitelefonid on muidugi ka siin-seal peaaegu igas taskus juba, ütleme nii. Siis see on asi, millest väga lihtsasti enam kuskile selles mõttes ei pääse ja võib-olla väga palju lõpuni minnes nii-öelda ei peagi pääsema. Muidugi peab olema ettevaatlik, peab jälgima, et kuskile lõksu ei satuks või oma elu ei kulutakski lihtsalt kuskil mõttetult ära kuskil interneti sügavikes, vaid ikkagi sa koguksid sealt midagi väärtuslikku enda ellu ja loomulikult, et sa saaksid kasutada mingisuguseid võimalusi, mida need tehnoloogiad sulle siis võimaldavad. Ja praegult, kui me räägime tehnoloogiatest, meil siin salvestame saadet, meil igaüks on praegult siin arvuti taga, meil on mikrofonid, mis on ühendatud USB juhtmega ja meil on olemas tarkvara, tasuta tarkvara, millega me salvestame seda heli siin, ja me suudame selle pärast kõik kenasti kokku monteerida lõpptulemus saateks ja selle avaldada teistele inimestele. Palun, täiesti reaalne tehnoloogia. Et see on samuti vabadus, meil on võimalus seda teha, et üks asi on see, et meil on olemas tehnilised võimalused, mis võimaldavad selliseid asju teha, on tegelikult tohutu suur väärtus, sest kuidas muidu head informatsiooni võiks täna veel levitada, et nagu suust suhu on üks variant, eks ole, või suust kõrva täpsemalt, kui niimoodi rääkida, siis teine variant üle maailma, täna meil on arvutid, internet, telefonid, igasugused sidevahendid ja see võimaldab meile nii paljut. Lihtsalt küsimus on selles, et kes mingeid tehnoloogiaid omab, ehk siis kes omab mingi asja üle kontrolli ja kui palju meil on mingit vabadust mingit asju kasutada. Ehk siis on olemas tsentraliseeritud süsteemid, kus siis on mingi konkreetne hulk inimesi või üks inimene, kes juhib, kes istub ja valitseb kogu selle süsteemi üle. No näiteks Facebook, sul on seal teatud käputäis inimesi, kes valitsevad kogu seda platvormi, neil on võimalik see kogu platvorm lihtsalt kinni panna, kui nad tahavad selle kinni panna ja kogu muusika, eks ole, sest keegi rohkem seda kasutada ei saa. Nii, see on kellegi kontrolli all, kellegi võimu all nii-öelda, jah. Tsentraliseeritud süsteem, pangandussüsteem on tsentraliseeritud. Tegelikult isegi ka paljud toiduainete tööstused ja farmaatsiatööstused ja igasugused muud nähtused siin maailmas paljuski on tsentraliseeritud. Nüüd aga teine asi on siis detsentraliseeritud süsteemid, mis on sellist laadi, kus selle tehnoloogia kasutamine ei sõltu ühest nii-öelda kunnist, kes siis valitseb kõige selle üle, et kellel on kuskil mingi nupp, kes saaks kinni lülitada kogu selle asja, eks ole. Et detsentraliseeritud süsteem tähendab siis antud juhul midagi sellist, kus asi on nii-öelda laiali jaotatud suure hulga inimeste peale ja seal kogu selle süsteemi toimimine ei sõltu siis jah ühest konkreetsest või isegi käputäiest inimestest, vaid see on nii-öelda rohkem sõltumatum, ütleme siis nõnda. Ja sellised sõltumatumad detsentraliseeritud süsteemid on hakanud järjest rohkem siin viimase 10 jooksul välja ilmuma ja kui me räägime näiteks detsentraliseeritud plokiahela tehnoloogiatest, nagu näiteks esimene nendest võiks öelda oli Bitcoin, mis siiamaani tegutseb, keegi ei ole saanud seda kinni panna. Nüüd on siis see, et sealmaal asi juba, et suured pangad ja igasugused BlackRockid ja kes need suured institutsioonid on, juba ostavad kokku seda. Ühesõnaga, see on pikem jutt, aga asja mõte on selles, et detsentraliseeritud süsteemid on laienemas, on kasvamas, erinevad platvormid on välja tulemas, mis konkureerivad tsentraliseeritud süsteemidega. Näiteks just
selline süsteem nagu Kortal. Selline uus platvorm, mida nimetatakse ka detsentraliseeritud internetiks, kus siis, hetkel ma seda küll näitama ei hakka, selle kohta on mul tehtud eraldi eestikeelne video, kus ma näitan, mis Kortal on, mis võimalused seal on. Selle lingi loomulikult paneme ka video alla, saad ise järgi minna vaatama. Seal ma näitan ka, kuidas sinna konto teha ja et see on nii-öelda igatepidi selline arusaadav video siis. Et sellest nii põhjalikult täna ei hakka siin lahti rääkima, aga ma üleüldise idee annan kätte küll. See on selline tarkvara, mille sa saad oma arvutis paigaldada ja hakata kasutama. Teed sinna konto, kohaliku nii-öelda kasutajakonto ja see näeb välja selline nagu veebibrauser, kus saad siis toimetada, inimestega suhelda, nii-öelda sisse ehitatud Messenger on seal siis, et saad nagu inimestega kirjutada, pilte saata, faile jagada, saad lisaks siis igasuguseid muid asju teha, sa saad oma veebipoe avada, saad oma kodulehe üles panna seal, muusikat saad kuulata, muusikat saad avaldada, saad oma blogi avada seal, sellise blogi, mida mitte keegi saa kunagi kinni panna, sest et see on detsentraliseeritud, isegi Kortali loojad ei saa sinu avaldatud asju kinni panna või sinu nii-öelda chatte piirata. Nad ei saa mitte midagi teha sinu tegevuse suhtes. Sinu käes on täielik kontroll teha, mida iganes sa tahad selle platvormil. Et see on lihtsalt nii võimekas asi. Et kui näiteks Facebookist rääkida, siis Facebookis on sisse ehitatud erinevad algoritmid, mis piiravad su tegevust. Facebookis toimub selline programmeeritud jälgimine, et kui sa kasutad teatud sõnu või teatud asju teed, siis su konto saab blokki või piiranguid või muid asju või mingid postitused lihtsalt ei lähe läbi ja saad siis mingisuguse nii-öelda teavituse Facebookilt, et see läks vastuollu meie community standarditega ja muud selliseid asju. Näiteks minuga juhtus selline asi eelmise aasta lõpus, et kus ma postitasin ühe kommentaari ühe pildi alla ja siis sinna pärast seda, kui ma olin selle kommentaari pannud, tuli siis väike märge sinna kommentaari alla, et tagasi lükatud. Ja siis minul oli see viimane piiks karikasse nii-öelda siis, või viimane piiks karikasse, jah. Et siis lõplikult Facebookiga nii-öelda lõpparve teha. Ja paningi kinni 1. jaanuaril 2024 oma Facebooki konto, sest et ma lihtsalt ei tahtnud lasta ennast niimoodi enam kohelda. Mulle lihtsalt ei meeldi, kui mind piiratakse, kui asju, mida ma ütlen, mis on ausad ja reaalsed ja õiged ja ma kedagi ei solvanud ega ei mõnitanud, siis ma ei näinud, et mina oleks teinud kellegi kahju, aga sellist käitumist ma endaga nii-öelda ei lase teha. Ehk siis mul on piisavalt eneseaustust, et mitte lasta endaga niimoodi käituda. Ühesõnaga, nägemist Facebook, sellise platvormiga ma ei taha tegemist teha ja kuna ma olen olnud Kortali kasutaja juba ka 14 kuud, tänase seisuga, täna on siis jaanuar 2024 ja siis võrdluses, et olles Kortali kasutaja olnud juba mõnda aega, siis see erinevus on olnud nagu tohutu ja kui ma Kortalis tunnen ennast vabalt, ma tean, et keegi mind ei saa seal piirata või takistada või kiusata või midagi muud, siis ma ütlen, mul ei olnud nagu mingit probleemi lihtsalt see Facebook kinni panna. Sest muidu oli see, et kuhu ma muidu lähen? Et eks on, kõik on ju Facebookis ja minu asjad on siin ja kus ma oma pilte siis postitan ja kus ma inimestega kirjutan ja tekkis nagu see küsimus on ju. Aga nüüd, kui mul on Kortal, ma ei näe enam mingisugust vajadust Facebooki järgi, absoluutselt. Ma saan kõike teha Kortalis, pluss palju enamat, kui ma sain Facebookis teha. Kortalis on lisaks ka see, et kõik chatid on krüpteeritud, mitte keegi kolmas osapool, isegi mitte platvormi loojad, ei saa näha ega pealt kuulata, mida seal omavahel kirjutame, mis pilte me seal saadame ja nii edasi. Ehk siis näiteks peredel on seal väga hea turvaline omavahel kirjutada. Lihtsalt selles mõttes, et kui tahta sellist siseinfot hoida või midagi sellist. Et kirjutada näiteks oma naisele mingisuguseid selliseid, ma ei tea, midagi privaatset, siis seda võid julgelt seal teha. Ja ma lihtsalt kahtlustan, et Facebookis on ligipääsud olemas teatud ka Eesti julgeolekuorganitele ja nii edasi, et selles mõttes. Et siis jaa, Kortali kohta ja ma olen siin kutsunud ka teisi Kortalit kasutama, näiteks Reimot ja Anatolit kõigi teiste hulgas, nii et äkki tahate ka paar sõna kommenteerida Kortali kohta. Reimo, äkki tahad sina alustada? Jah, et eks ma installisin selle ka omale.
Mul on Maci arvuti, et võib-olla on see tarkvaras asi, aga mul siin mõningad probleemid on olnud, aga Maigu olen suu saanud. See on hea tehnoloogia, et eks see, ütleme, see kasutuselevõtt inimeste hulgas suureneb vastavalt sellele, kui palju mujal piiratakse esiteks ja teiseks sellest sõltub, kui kaugele on jõudnud see kvartali arendus, et kui kasutajasõbralik ta on. Et mingi hetk tuleb äkki siis see murdepunkt, kus see muutub üldtuntuks ja populaarseks. Soovime kvartali arendajatele jõudu. Annan sõna Anatolile. Ja, hea meel, et teeme juttu lahendustest, mis on olemas ja arendamisel ja mis on tervikuna väga kasulikud kõigile, kes neid kasutavad, ja ma näen nagu väga suurt potentsiaali portalis, et see on minu meelest kaugele mindud sellega, et on see jälgimine ja see info korjamine ja selle nii-öelda arvelt see raha teenimine ja selle ongi nagu inimeste tegelikult ärakasutamine, et see ei ole nagu hea lühidalt öeldes ja siis kvartali puhul ongi võimalus jagada turvaliselt infot ja nii-öelda ja seal on põhimõtteliselt lõpmatu potentsiaal, arvestades seda, et seda saab edasi arendada, saab sinna enda poolt rakendusi juurde teha, kui on vastavad oskused ja jah, selles suhtes ta kokkuvõttes pakub rohkem, kui Facebook saab pakkuda, sõltumata, et keegi ei saa lihtsalt seda välja lülitada. Selles suhtes väga meeldib, Arto teeb kõik olulise välja, et on keeruline midagi juurde lisada. Just, ja see ongi see ka, et kuna tänapäeval igasugust olulist infot liigub, on ju. Inimesed ärkavad täna, saavad aru, mis maailmas toimub, et mis tegelikult toimub, eks, kes siin mida üritab saavutada ja nii edasi, et ütleme siis nii, et meil siin tegutseb teatud eliit ja nii edasi. Et see info liigub ja tuleb välja ja nii edasi avalikustatakse, aga vaatake, palju on tsenseerimist. Et nii-öelda tõmmatakse olulisi videosid maha kuskilt YouTube'ist ja kui räägitakse tõtt näiteks vaktsiinide või mingisuguste muude asjade kohta, et siis kohe hakatakse tsenseerima, eks ole, YouTube'i kontosid pannakse kinni, Facebooki kontosid pannakse kinni ja nii edasi. Aga kui sa oled kvartalis, siis sa oled tsenseerimatu. Täielikult tsenseerimatu. Isegi kui sul on veebileht näiteks. Oletame, et sul on Fonte News veebileht. Nii, oletame. Mitte, et sul oleks, aga võib-olla mõnel on. Kindlasti on. Ja selles mõttes, et ka see domeeni nimi, fonte.news näiteks, mis on iseenesest päris äge nimi, on kellegi käes. Kellegi hallata. Ja see kes siis seda nii-öelda haldab, temal on võimalus lülitada välja või mitte enam teenust pakkuda, et ma enam ei taha, et sa mingi postitusi teeks. Tšau, me lõpetame sinuga koostöö, et sina enam seda domeeni nime kasutada ei saa. Ehk siis põhimõtteliselt domeeni nimede rentimine käib, jah, ja domeenidel on omanikud. Ja need omanikud võivad öelda, et tšau, et nüüd me paneme su kodulehe kinni. Kogu lugu. Või siis see koht, kus sinu koduleht on nii-öelda hostitud või üles pandud, on see Wix või on see mingisugune muu keskkond, mis siin Eestis on ka erinevad teenusepakkujad. Kui nemad ühel hetkel ütlevad näiteks, et kuulge, et me ei taha, et te sellist materjali meie nii-öelda platvormil hoiate meie serverites, me nüüd lõpetame teiega koostöö. Tšau, siis jälle, sinu veebileht on maas ja sa oled tsenseeritud sisuliselt. Et valitsus võib anda käsu, okei, nüüd ma ei tea, majutus.ee, et tsenseerige ära need lehed ja need, eks, et need on nii-öelda a la valitsuse vastased, mida iganes, eks ju. Või ei lähe kokku mingisuguse poliitiliste asjadega või ei ole kasulikud võib-olla mõnele, ma ei tea, Pfizeri sugusele ettevõttele või mida iganes. Et siis ongi ja sul on veebileht maas, eks ole. Siis hakka leiutama nii, kuhu ma nüüd üles panen selle. Panen äkki YouTube'i, YouTube võtab maha, panen Facebooki, Facebook paab su konto kinni, eks. Et siis kvartalis sihukest asja juhtuda ei saa. Kellegil ei ole võimalust ega võimekust kinni panna mitte ühtegi veebilehte, mitte ühtegi blogi, mitte ühtegi e-poodi, mitte ühtegi failijagamisäppi, mitte ühtegi chatti, mitte ühtegi asja ei saa seal kinni panna.
ja Kortali puhul on ka see, et ühesõnaga siis ei ole võimalik sinu materjale maha võtta mitte kellegi poolt, isegi mitte platvormi loojate poolt. Isegi nemad ei saa midagi selle suhtes. Jaa, nüüd tuli meelde. Kortal ei saa minna pankrotti. Sest et seal taga ei ole mitte ühtegi ettevõtet. Ei ole ühtegi ettevõtet sinna taga registreeritud. Siin ei ole nii-öelda mingisugust juriidilist keha seal taga. See on lihtsalt arvuti tarkvara, mida siis teatud inimesed üle maailma arendavad koos ja kogu lugu. Ja sul ei ole midagi seal palgalisi töötajaid, kes ütlevad, ma lähen nüüd koju, kuna ma ei saa nüüd enam palka vaata. Jätame seal Kortali sinna paika. Et sihukest asja ei ole, sest vennad lihtsalt panevad edasi ja seal on väga ambitsioonikas meeskond seal. Uskuge mind, ja neid tuleb juurde, et kes panustavad koodi ja see asi käib põnevalt praegult nii-öelda edasi. Ja ma ütlen, viimase aasta jooksul on alles enamik neid rakendusi sinna ilmunud nagu QTube ja mis seal kõik asjad on, QShare ja nii edasi. Et see on lihtsalt võimas, kuhu see platvorm on minemas ja ma ütlen, et sellega ei ole täna mitte ühtegi võrreldavat asja olemas. Ja see on selline multifunktsionaalne platvorm ka veel peale kauba, kus sa ei pea nii-öelda eraldi asju tegema, et oletame, et sa tahad teha oma veebipoe, mis on kinni pandamatu. Siis sa saad seda Kortalis teha ja see töötab isegi niimoodi, et sa võid müüa enam-vähem, mida sa tahad selleks ole ja keegi ei saa öelda sulle, et keegi ei saa nii-öelda sinu poodi kinni panna. Ei saa kuskilt off-nuppu vajutada, eks ole. Et see on väga võimas ja tegemist on väga sellise võimeka ja väga potentsiaalika ja väga ambitsioonika projektiga. Ning miks ma seda promon on just see, et anda inimestele teada ja võimalus seda kasutada, eriti just nendel, kes tahavad oma ellu rohkem vabadust, kes tahavad seda, et neid ei saaks keegi kuidagi tobedalt piirata, eriti olulist materjali jagamast ja ärkamist takistada ja muid asju. Nii et jah, see on väga võimas tööriist täna, kui me räägime vabaduse tehnoloogiatest. Kommentaarid, tere tulnud! Ei oska midagi lisada, sa ütled kõik ära. Teeme siia reklaamipausi vahepeal vaata. Tulebki veidi rääkida sellest, et kõik, selles suhtes seal tulebki aru saada, et selleks, et seda Kortalit kasutada, siis seal peab teadma siis eripärasid, et see on võimalik tänu sellele, et sul on see rakendus arvutis töötamas või seal järjest arendatakse, et mobiiliseadmetel ma sain ka aru. Ja mida rohkem on kasutajaid, seda paremini see toimib. Ja siis selles suhtes ei saa nagu konkureerida hetkel nende massiplatvormidega, mis on lihtsalt et lähed kuskile veebilehele ja hakkad kasutama. Aga see ongi, sellel on kõigel nagu hea põhjus, miks see hetkel on nii. Ja kui tahta seda turvalisust ja sellist inimsõbralikku keskkonda selles suhtes, et mis ei tsenseeri ja ei sea mingeid piire ja mis iganes, siis tulebki seda nagu arvesse võtta. Et see rakendus tuleb alla laadida, paigaldada ja lasta nagu arvutis toimetada. Ja siis ja kui ta töötab nii-öelda järjepidevalt, siis töötab kõik paremini. Just. Ja mis on veel eriti äge minu arust on selle juures on see, et sellega saab üles ehitada täiesti alternatiivse toimiva majanduse süsteemi. Mis tähendab siis on see, et Kortali platvormile on sisse ehitatud krüptorahade kasutamise võimalus. Ja Kortalil on oma krüptoraha ka, Kort, QORT, siis seda saab kasutada seal erinevateks otstarveteks. Ja saab isegi YouTube'is panna super like kellelegi ja niimoodi näiteks oletame, et postitad mingi video sinna ja keegi, kellel sinu video meeldib ja tal on Kort krüptoraha, ta saab panna sulle super like, ehk siis see ei ole lihtsalt tavaline Facebooki like, kus sa saad lihtsalt like'i sinna, vaid sa saad koos like'iga reaalset krüptoraha omale, millel on ka reaalne väärtus, ehk siis dollari ja euro mõistes näiteks. Seda on võimalik vahetada ka muude krüptode vastu ja lõpuks ka näiteks, kui sa tahad euroks, eks. Lihtsalt see on võimalus ka panna tööle enda heaks see platvorm ka näiteks rahalises mõistes, finantsmõttes, jah.
ja sa võid hakata näiteks seal e-poes müüma mingisuguseid asju, ma ei tea, mett või lilli või mida iganes näiteks, või oma teenuseid, tooteid. Mina olen näiteks oma arvutiabi pakkunud seal ja olen saanud teostada ka seda ja saanud siis tasu kas Cortis või Arris, mis on Pirate Chain'i krüptoraha, siis täiesti privaatne, jälitamatu krüptoraha ja see on ka juba sisse ehitatud sinna Kortalisse siis põhimõtteliselt. Et alternatiivmajandus, ehk siis mis tähendab seda, et see ei pea sõltuma otseselt siis eurodest, et sa võid kasutada siis ütleme kogukonna raha, digitaalset uut interneti kogukonna raha siis jah, nagu näiteks Kort või Arr. Ja mida rohkem tuleb ka neid teenuse ja toodete pakkujaid sinna Kortalisse näiteks, ka siin Eestis kas või, siis seda suuremaks see majandus meil ka kasvab. Ehk siis me saame oma vahel majandada asju, mis tähendab seda, et me saame hakata rohkem koostööd tegema siin Eestis siseselt ja me võime teha oma sõltumatu majanduskeskkonna nii-öelda. See platvorm võimaldab seda. See võimaldab seda juba täna. Ja palun väga, lihtsalt see, et mida me täna kasutame on see, et eks ju, Facebook on ju, ja et näiteks reklaamid oma üritust on ju, ja siis näiteks korraldad mingi ürituse, siis paned välja oma pangakonto, eks ole, tehke omal ülekanded siia niimoodi, eks. Või minge meie kodulehele ja näe siit siis tellige midagi, eks ju. Et kõike seda saab teha Kortalis ja võtta vastu makseid. Lihtsalt erinevus on selles, et kui muidu laekub mingisugune panga ülekanne, siis sinu kas erakontole või firmakontole, eks ju, antud juhul, siis Kortali puhul laekub see sinu loodud Kortali kontole. Ja see on sinu käes, sinu hallata, mida mitte keegi teine sinu käest ära võtta ei saa. Keegi saab panna sinu Korti seda aadressi ja sinu nii-öelda krüptoraha kontot kinni, ega blokeerida, ega sinu ülekandeid blokeerida, ega takistada kuidagi. See on võimatu. Keegi saa takistada sinu ülekandeid või sulle tehtavad ülekandeid. Ja see on krüptorahade juures tohutu oluline väärtus. Erinevalt siis pangandussüsteemist, kus siis pank võib öelda, et oi, kuule, et see oli kuidagi kahtlane tehing või oi, sa kandsid 10 000 eurot, et miks sa kandsid sellele inimesele see 10 000 eurot, vaata. Või midagi muud, eks ju. Et nemad saavad takistada, nad saavad su kontot külmutada ja mida kõike, eks ole. Kortalis ei ole see asi võimalik. Ja nagu öeldud, platvormi loojad ei saa ka mitte midagi teha, ega nad ei kavatsegi, ja ka neid ei saa kuidagi panna ka vastutama selle eest, et mida sina seal Kortali platvormil teed. Loomulikult, mis tähendab, siis igaüks peab võtma ise oma vastutuse ja tegema siis, vastavalt oma südame tunnistusele asju, eks. Ehk siis loodetavasti ikkagi tegutsema armastuses ja respekteerima teisi, eks. Ehk siis siin ka oluline jällegi mõista, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Nii. See on hea asi, mille järgi oma elus samme seada. Ja samamoodi ükskõik, kus valdkonnas sa tegutsed, ma arvan, et see on hea asi, millest lähtuda. Samuti Kortalis, et võib-olla tõesti, et ära postita näiteks mingit Britney Spearsi muusikat või midagi sükestest, et see ei ole sinu oma, eks ju, selles mõistes. Nii-öelda piraatlus selles mõistes, et sa müüd või kuidagi postitad kellegi teise asju, mida sul tegelikult õigus teha ei ole. Et see on nagu omaette asi. Muidugi keegi ei saa sind takistada selles mõttes ja võib juhtuda ka, et keegi ei saa isegi jälile, et sina üldse seda postitasid. Sa võid teha anonüümse konto Kortalisse. Aga idee on selles, et mina näiteks kasutan seda platvormi ikkagi moraalselt ja teistele pigem kasu tuua, mitte kahju, eks ole. Ehk siis kasutame tehnoloogiaid hästi inimkonna hüvanguks ja ma näen, et ka Kortal on loodud inimkonna hüvanguks olevaks tehnoloogiaks ja sellepärast ma julgen ja ma tahan seda asja ka teiste inimesteni tuua. Mõni võib-olla mõtleb, et oi, et äkki Arto räägib seda sellepärast, et Arto saab kuidagi mingit rahalist kasu sellest, et talle makstakse selle eest või midagi sükest. Ei, keegi ei maksa mulle selle eest midagi. Ma olen täiesti lihtsalt vabatahtlik entusiast. Platvormi kasutaja, kes on väga rahul ja sõltumata mingisugustest väikestest tehnilistest viperustest, mis aeg-ajalt tuleb ette, käib asja juurde, tavaline asi, arvutite juures niikuinii juhtub seda, et ole see Windowsi, Maci või Linuxi või mille iganes kasutaja, telefoni kasutaja, alati tuleb mingisuguseid tehnilisi mingisuguseid asju, aga lihtsalt Kortali puhul mind ei häiri see, sest ma tean, et see platvorm on hea, see on tehtud heade ja moraalsete inimeste poolt ja ma saan aru, miks nad seda teevad ja ma saan aru selle nagu väärtusest.
ja selles mõttes on ju, et ma ei virise nii-öelda. Et kui seal mõni tehniline tõrge satub siin-seal aeg-ajalt, et see ei ole probleem, aga ma tean ka, et kõik need tehnilised probleemid ikkagi lahendatakse kõik kenasti ära. Et eks see käib pidevalt arenduse juurde. Lihtsalt juba ette teadmiseks, et ei ole tegemist nii-öelda ideaalse asjaga, aga ma ei teagi ühtegi ideaalset asja siin maailmas, et selles mõttes. Aga Cortal on väga suurepärane vabaduse tehnoloogia, ütleme nii. Minu fantaasiat ergutab kõige rohkem Quartali funktsionaalsus, mida seal hetkel ei ole veel ja mille arendamine on praegu seisuga peatatud. See kasutajate vaheline võrgustik otse kasutajalt kasutajale ilma tavalist internetikaablit kasutamata üle õhu siis. Reticulum, see tuleb. Et mida rohkem kasutajaid, seda reaalsemaks see saab. Selle süsteemi toimima hakkamine, et tore oleks, kui panen mingisuguse saatja omale akna peale suund, mingil 180 kraadi näiteks suund antenni, mis on väljapoole suunatud. Ja see levib paar kilomeetrit, et see oleks tore küll, et saab nagu need inimesed, kes on selles raadiuses, saab ühendusse. Ja nende aken vaatab minu poole ja minu selja taha, saab nende tagumiste inimestega ühendust ja nii edasi ja nii edasi. Et see oleks tõeliselt vinge, et see praeguse internetiga kaudu liikumine, eks see seab teatud piiranguid ikkagi, et eks seal annab midagi ilmselt teha, lihtsalt maha võtta või see ei ole nüüd nii reaalne, aga võib-olla saab veel midagi teha, et see Quartalit ei saa kasutada või. Jah, põhimõtteliselt Reimo mainis siis seda, et praegult eks ju toimib Quartali, ütleme siis arvutite vaheline suhtlus läbi interneti, üle wifi, üle kaablite, eks ole, siis põhimõtteliselt on võimalik ja praegult töötatakse selle kallal ka, et teha siis see suhtlus Quartali arvutite vahel. Ütleme, kui näiteks sinu arvutis töötab ka Quartal ja minu omast ka, siis et need arvutid omavahel nagu ühendada, et selles Quartali võrgus oleks mõlemad ilusti, jõuda selleni, et ei oleks üldse vajagi kasutada internetti. Ei Wi-Fit, ei kaableid ega midagi, vaid hoopiski täiesti eraldi sõltumatut protokolli. Et sellist nii-öelda üle õhu, sellist raadiolaineid või midagi sükast, mis võimaldavad arvutitel omavahel suhelda. Et siis sa saad kirjutada chatida, et ühesõnaga sõltumatus ka internetist kui sellisest. Ja kui me räägime elektrist, siis tegelikult Quartali saab tööle panna ka sellise väikse arvuti peal nagu Raspberry Pi, mis on niisugune enam-vähem mahub tul taskusse. Ja kui sa selle paned näiteks päiksepaneeli pealt kuidagi tööle, et siis on sulle elekter tuleb sul päiksest ja siis teine arvuti on sul näiteks selle samas kuskil, ma ei tea, kilomeetri kaugusel, samuti Raspberry Pi saab ka voolu sealt ja siis need kaks arvutit on omavahel võrgus, suhtlevad näiteks mingi Reticulum protokolli kaudu üle õhu ilma interneti ühenduseta ja saab omavahel chatida. Päris vägev selles mõttes on ju. Et ja kui see on juba mobiilidega ka samamoodi võimalik, siis miks mitte, siis saab juba telefonidega samamoodi, et otseühendus kahe telefoni vahel ja nii-öelda saab privaatselt chatida ja asju teha, toimetada Quartalis on ju. Vaadata videosid ja mida kõike seal on, eks. Et see on päris vinge. Saame näha, kuidas ja kuhu need arengud viivad. Ootan huviga. Ma ise leian, et see on ainult positiivne, et kasutust saavad kõik vahendid, mis on olemas, mida saab kasutada. Kui sul on väga hea kiirusega internet, kus see info liigub ja seda ei takistata või et see muutub niimoodi, selles suhtes, et sul on nagu mitu kanalit võimalik kasutusele võtta, kas või ma ei tea, mingi prioriteedis, et kui üks ei toimi, siis hakkab teistpidi käima, et ja see ongi selle platvormi nagu see suur potentsiaal, et seal on need lahendused võimalikud, et see ei ole piiratud sellega, et võt mul, ma ei tea, avalik internet puudub ja avalik ligipääs avalikku võrku puudub, et siis ma ei saa kasutada, näiteks ma ei saa enam Facebooki avada, aga siin võtad teistsuguse tehnoloogia kasutusele, siin ongi nagu see, et see mugavustsoon ja see nii-öelda, et mul ei ole vaja teada, mis veel võimalik, aga nii-öelda siis ongi see, et nagu see teadlikkus, et mille jaoks ma seda platvormi
kasutan, et miks see hea on ja nii-öelda, et seal on erinevaid võimalusi ja ja selles suhtes see vastutus ja see nii-öelda minupoolne panus ka, et ütleme, ma hangin endale selle teise kanali või ma ei tea, selle antenni või mis iganes, et hoian ennast kursis sellega, et kuidas asjad arenevad ja et ma nii-öelda vastutan ka ja annan oma panuse, et see kõik nagu sujuks paremini ja et see liiguks edasi. Mitte, et ma olen ainult see tarbija, kes ainult tahab asju ja nagu andke ainult, et ma jah, see on selline ikkagi tugevalt seotud selle mõtteviisi ja selle maailmapildiga, et ilmselgelt on siin nii-öelda, et see ongi esialgu suunatud nagu inimestele, kes on teadlikud ja tahaks arvata, et nii-öelda kui siia on meid kuulama tuldud, et siis on selliste inimestega ka tegemist, et kes on huvitatud. Nõus, ja kes on nüüd teadlikumad juba elust ja asjadest, eks. Kvartali kohta ma veel lühidalt võtaks siis kokku mõne asja veel, et siia korra enne mainin ära ka, et juba teatud äppe ja asju juba mainisin ka, et mis seal on ja nii. Eks igaüks saab ise minna proovima ja vaatama, eks. Aga sinna plaanitakse teha ka lähiajal või loodetavasti veel sellel aastal nüüd siis striimimise võimalust ka, ehk siis põhimõtteliselt videokõned ja häälkõned. Et sealt saaks ka nii-öelda omavahel helistada ja videokõnesid teha. Ja see on juba väga suur samm jällegi edasi. Sest et seal see YouTube ehk siis YouTube'i nii-öelda asemik või kuidas ma ütlen, detsentraliseeritud YouTube ja YouTube siis, see on nagu väga hoogu võtnud seal küll praegult ja seal videosid tuleb igasuguseid, nii et see on päris vägev. Ja Kvartali kohta siis veel üks vahe panin kokku sellise lühikese listi osadest asjadest, mida sa saad seal teha. Ja ma loen siis selle siin ette praegult. Kvartalis saad suhelda privaatselt ja turvaliselt, krüpteeritult. Võtta vastu ja saata välja teistele erinevaid krüptorahasid. Sa saad vahetada krüptosid ühe nii-öelda teise vastu, jah. Seal Kvartalis sees, seal on trade portal selle jaoks. Sa saad teha oma e-poe, mida keegi ei saa kinni panna, ja sa saad shopata teiste omadest, ehk siis teiste tehtud e-poodidest. Sa saad panna üles lihtsama kodulehe. Sa saad alustada oma tsenseerimatu blogiga, kuhu saad panna nii teksti kui pilte. Muusikat saad ka panna faile ka muidugi, jah. Avaldada saad ka videoid ja vaadata teiste üles pandud videoid siis YouTube'is ja saad teenida krüptot superlaikide kaudu, kui sa oled näiteks just nii-öelda YouTuber selles mõistes ise olen teeninud, täitsa reaalselt töötab. Sa saad avaldada ja kuulata muusikat, seal on olemas nii-öelda Spotify analoog. Lisaks sa saad avaldada ja lugeda e-raamatuid PDF formaadis näiteks, ehk kui seal on näiteks mingisugune e-raamat, mida sa tahad välja anda, siis sa võid selle vabalt välja anda seal samas Q Bookstories, ehk siis selline Q raamatupood, jah. Ja sa võid panna sellele hinna, aga sa võid panna selle ka tasuta sinna ülesse. Ja hinnaks võid määrata, mis sa iganes tahad. Ja sulle siis makstakse kas siis Kortis või Arris ilmselt selle asja eest, aga vist Kort on praegu ainuke variant seal. Nii et põhimõtteliselt saab sinu käest siis sinu e-raamatu osta Korti eest. Lisaks sa saad koguda annetusi oma projekti jaoks, ehk siis nii-öelda hooandja stiilis. Sellist crowdfundingut saad teha, jah. Ja seal on olemas selline Q crowdfund või mis ta on see Q. Ühesõnaga üks konkreetne rakendus siis selle jaoks ka olemas, et kui sa tahad raha koguda mingisuguse projekti jaoks. Lisaks sa saad aidata kaasa platvormi arendamisele, kui sa oskad näiteks Java, seda programmeerimiskeelt, sa saad aidata. Mina näiteks koos ühe teise mehega, kes meil on siin saates ka olnud, Rain, tegime siin natukene tõlget. Tõlkisime Kvartali seda põhivaadet seal inglise keelest eesti keelde, nii et eesti keel on seal mingil määral olemas. Ja siis veel viimase asjana, mis mul on siin kirjas, on, et saab ka müntida Kvart krüptoraha oma koduarvutiga. No näiteks ongi, paned läpaka nurka kuskile, 24/7 on see internetiühenduses ja kogu aeg töötab ja see Kvartali programm sul kogu aeg jookseb seal ja sul on võimalik siis niimoodi teenida kodus krüptoraha.
seda korti. Ja näiteks ütleme umbes keskmiselt võib seda tulla kuskil no ütleme 0,15, 0,2, võib-olla isegi 0,25 korti ööpäevas, mis teeb siis 4 päevaga 1 kordi ja 1 kordi hind või väärtus praegult eurodes on kuskil, mis ta umbes on, mingi 40 eurosenti on siis 1 kort, jah, hetkeseisuga. Et see on nüüd viimase nädalaga tõusnud päris korralikult, et see oli alles 30 senti, nüüd on juba 40 senti, et see on päris lahe. Ja neid võimalusi on tegelikult muudki, mida ma praegult siin kõike ei jõua isegi ette lugeda ja neid võimalusi kindlasti tuleb veel juurde, nii et selle kvartali kohta võib nii palju rääkida, aga ma lihtsalt ei hakka praegult üle pingutama. Sellest infost ma arvan alustuseks piisab. Teiseks saab selle video ära vaadata, millest ma siis rääkisin ja millest on ka link. Siis jah, ma arvan, et see on number 1 vabaduse tehnoloogia, millest mina täna teadlik olen. Lisaks siis ka veel Pirate Chaini krüptoblokiahela projektile, mis on ainult teeb ühte asja, on siis nii-öelda privaatne krüptoraha, aga midagi muud sa sellega teha ei saa, eks. Kuigi sa saad, jah, sa saata ka sõnumeid nii-öelda ja saadad näiteks mingisuguse sõnumi kaasa krüpteeritult selle krüptoülekandega, eks. Aga jaa, eks neid tehnoloogiaid on veel, nagu näiteks Linux, mis on samuti väga suurepärane operatsioonisüsteem, mida mina kasutan Windowsi asemel juba aastaid, väga rahul. Ning siin koduarvutites seda ainult kasutangi, et Windowsi ma ei taha kasutada lihtsalt enam, esiteks mulle ei meeldi see platvorm. Ja seal on nii palju probleeme ja nii palju igasuguseid asju, mis mind kuidagi ahistavad. Ma ei saa seal teha, mida ma tahan, vabadust ei ole. Tahaks näiteks mingid asju seal muuta, no ei saa, lihtsalt ei ole võimalust. Tahaks Windows 11 muideks on näiteks see, et sa ei saa viimasel versioonil, sa ei saa isegi seda paneeli nii-öelda, sa ei saa tõsta enam ülesse või panna vasakule või paremale serva. Nüüd on ta seal all sul kinni ja kogu lugu, sest Microsoft otsustas nii. Lihtsalt asi jäibki nii, et nii nagu Microsoft otsustab, niimoodi siis seal Windowsis asjad saavad olema. Ja nii palju, kui Microsoft annab sulle vabadust või piirab sind, nii palju sa siis oled selle asja otsas, eks ole. Ja nüüd nad topivad oma AI sinna juba ja start menüüs on neil see AI otsing juba ja ei tee mingi Bing chat ja mida kõike, mis kõik nii-öelda jälgib su tegevust, eks ole, ennast ja salvestab kuskile. Start menüüs näiteks otsid mingisuguseid sõnu või midagi, siis juba see läheb kuskile Microsofti serveritesse, ja juba sulle tuleb kuskilt reklaami või suure tõenäosusega, sest et mingid jälitusküpsised toimetavad selle internetis. Kortalis muideks ei ole sükst asja nagu mingit jälitust või mingit küpsiseid või mingit muud jama. Sükst asja lihtsalt ei ole, ei eksisteeri ja ei tule ka. Et internetis on jah, et kogu aeg käib sükene jälitus nii-öelda. Et jah. Ma olen 15 aastat juba Windowsist väljaspool. Küll mitte Linuxis, aga siin hiljuti aasta tagasi või millal ema arvuti, seal oli ka mingi vana Windows peale, suht vana 10 aastat vana arvuti ka vist, kui mitte rohkem. Ja siis esimene mõte oli Arto info põhjal, et panem Linux Mindi peale. Panin Linux Mindi peale ja siis null probleemi. See on Windowsi keskkonna sarnane välimuselt ja kasutuselt. Ja emal ei olnud mingit probleeme sellega edasi toimetada. Just, ta oli väga rahul, jah? Ja sama lugu tädiga. Sai pandud see Linux Mint peale, kui see Windows trikitama hakkas ja oligi kõik. Mingid probleeme. Saab kõik tehtud. Täpselt. Vabaduse tehnoloogia tõepoolest. Tõepoolest on. Ja Linuxis sa saad teha nii palju rohkemat kui Windowsis. Sul lihtsalt see kasutaja kogemus on hoopis teine. See nagu, sellest saab aru alles siis, kui sa süvened sellesse ja oled seda kogenud ja proovinud ja kasutanud reaalselt. Siis sa saad aru. Ennem seda on siuke, et võib-olla, ei tea, ei mõista vaata. Kuni sa polegi küpsise torti söönud, sa ei saa aru, mis see tähendab. Et see on nagu siuke hea võrdlus. Ja nagu me oleme rääkinud ka sellest jumalikust armastusest, et sama teema, et kui sa ei ole seda kogenud, sa ei ole tundnud seda, mis see tähendab, siis sa ei saa aru sellest, mis see tähendab. See peab olema kogemus ja siis on see sinu jaoks reaalne ja sa oskad seda ka väärtustada ja võrrelda seda millegi muuga. Et selles mõistes. Ja jah, nii et Linux on samamoodi suurepärane asi, et
sarnaselt tehtud, seal taga ei ole ka mingit korporatsiooni, kes nii-öelda mingi kasumid üritab imeda kuskilt, vaid see algas ka täiesti niimoodi, et ja tehaksegi niimoodi, et üle maailma on lihtsalt arendajad koos, kes panustavad koodi, teevad asja järjest paremaks ja see on siis arenenud, eks ju, mitmeteks eriprojektideks nagu Ubuntu ja Debian ja Fedora ja Linux Mint ja mida kõike, eks. Aga ta on kõik siiski nii-öelda üks suur Linuxi kogukond ja see on kasvanud väga massiivseks kaua see juba on olnud, 30 aastat. Midagi sihukest, nii et jah, Quartal on olnud ainult mingisugune 5 aastat võib-olla, ütleme, asutusel, nagu ütleme reaalselt siis jah, arvestades seda siis me mõtleme tagasi näiteks, kust internet alguse sai, on ju, et kunagi seal ARPANET ja mis seal olid, et mingid USA sõjaväeluure tegelased, nemad vist alustasid sellega ja nii, et aga ongi, et esimesed veebilehed aastal 1995 ja 1994 ja mis seal oli, vaata, kui tuli see www internet, eks ju, et noh, kõik see oli ka nii alguses, on ju. Et noh, et mis keegi ei osanud siis mõelda, et teeks oma veebiäri, paneks oma, ma ei tea, postitusi sinna, teeks oma presence'i nii-öelda sinna nähtavuse, eks ju. Et siis ei osanud keegi nii kaugele mõelda. Täna on see täiesti loomulik asi, kõik kasutavad seda. Siis oli see HTTP protokoll, eks ole, et kus info liikus mitte krüpteeritult arvutite vahel üle maailma internetis, jah. Ja siis tuli HTTPS ehk siis krüpteeritud andmeside, seda alguses mingid vennad ütlesid, et kuule ei tea, kas ikka seda tahame rakendada, me ikka tahame näha, mis siin liigub, vaata, mis andmed. Ja siis, kui saadi aru, et HTTPS on turvalisem, siis nüüd on kõik tänase seisuga juba aastakümneid on niimoodi, et see on nõutud. Alla selle ei mängita lihtsalt enam. Ja kui sul kasutab veel HTTP-d, siis tuleb sul hoiatus kuskil. Veebibrauser ütleb sulle, et kuule, sul on ebaturvaline ühendus selle mingi serveriga või mingi kodulehega. Et ole ettevaatlik, kui sa oma krediitkaardi andmeid sinna paned või midagi sihukest. Et võib-olla keegi vahepealt loeb, kuskilt saab su andmed kätte, eks. Et kuna on krüpteerimata ühendus ja nii. Et siis samamoodi Quartalis on kõik krüpteeritud näiteks ja tehnoloogiad arenevad edasi. Ja need, mis standardid olid varasemalt ja mis internet oli varasemalt, siis nii-öelda selle adoptsioon ja selle kasutuskõlblikkus ja see, kui palju seda inimesed järjest võtsid kasutusele, kogu aeg kasvas, eks ju. Ja ma näen, et samamoodi Linuxiga on kasvanud see kasutajaskond ja Linux ise on arenenud järjest paremaks. Ja samamoodi ma näen, Quartaliga saab olema. Et ma saan aru, et täna on veel vähe inimesi, kes teavad Quartalist, aga järjest rohkem on neid, kes tegelikult iga päevaga saavad teada sellest. Lisaks ka meie saate kuulajad saavad teada ja palun, et igaüks saab endale Quartal ise tõmmata ja paigaldada ja kasutada, eks. Et see ei maksa midagi. Tasuta tarkvara, open source ehk siis avatud lähtekoodiga, sa saad vaadata, mida see programm teeb, kas seal on tagauksi või ei ole, võin öelda, et seal ei ole neid. Quartali tegijad ei taha ka sinna mingit tagauksi, sama teema Linuxi tegijatega, nad ei taha mingit tagauksi sinna. Microsofti puhul, sa ei näe, sa ei tea, mis seal on, et sa ei saa näha kaldkoodi, seda nii-öelda programmi retsepti. Maci puhul tegelikult sama. Aga jah. Kõige põnevam vabaduse tehnoloogia on see vaba energiateed. See on selline, on ta fantaasia või on ta tõelisus. Siiamaani nii-öelda süürii on väljas, eks. No ma arvan, üks koht, kus seda arutada on Quartal. Sest nii palju, kui on neid infokilde olnud, siis need ei ole hästi lõppenud, et kes on nagu avastanud midagi, et kuule, saab nii lihtsalt see telekast ja raadiost seda ei kuule. Noh, ütleme see vee peal sõitev auto ja kas need lood, see on nii tuttud ja levinud ja võib-olla levitatud lood, et kas need üldtuntud lood on päris või on nad hirmutamiseks tehtud. See on ka ise küsimus. No selge see, et monopolid ei taha, et nende ärile kriips peale tõmmatakse. No siin tulebki veidi sellist, on hea teada ajalugu, võib-olla millest väga ei räägita, et ongi see, et miks diisli- ja bensiinikütusel sõitvad autod, mitte näiteks etanooli peal, et mida siis kunagi ammu massiliselt ja hõlpsalt saadaval oli, et siis lihtsalt pandi see alkoholikeelde ja see, et sellist turu manipuleerimist ja sellist tehnoloogia suunamist on olnud väga palju.
ja selles suhtes ja noh, ja siis info ei levinud ka nii hästi, et inimesed inimesele ja siis oli sellist nagu seda keskset võimu minu arust oli rohkem, praegult on võimalik vabamalt infot jagada ja ma arvan, et see näiteks Kortal on üks koht, kus sellistel teemadel, tundlikumal teemadel on mõistlik rääkida, kui ei taha mingeid tagajärgi, mis on ebameeldivad. Noh, ütleme see vee peal sõitev auto ja kas need lood, see on nii tuntud ja levinud ja võib-olla levitatud lood, et kas need üldtuntud lood on päris või on nad hirmutamiseks tehtud? See on ka ise küsima. No selge see, et monopolid ei taha, et nende ärile kriips peale tõmmatakse. Need nii-öelda Tartaari-aegsed majad, kus on katusel need munadega antennid nii-öelda. Noh, see kera on nagu seal antenni all selline. Et see Arvo Soomets rääkis seal Mooste mõisas käies, et kui seal remonti tehti, siis võeti need kerad lahti, et seal oli niisugune sinakas mass oli sees, et noh, pakkus, et elavhõbeda mingisugune ühend või ma ei tea. Et see nagu aitab võimendada seda atmosfääri energiat. Ja siis mingid seinte sees oli mingi juhtmete võrgustik nagu vanast ajast ja midagi sellist. No vaat ei tea. Et võib-olla see siis oli tõesti midagi, mis eksisteeris, eks neid fotosid ja asju on tänavatel ka sellistest postidest, kus traati ei ole ja nii edasi. Ei tea. Korra üks vahe mõtlesin ka selle peale, et kas autod on ka vabaduse tehnoloogiate alla käivad asjad. Mingis mõttes on, sest nad võimaldavad sulle rohkem sõltumatust ja et sa sõltu nii-öelda bussiliinidest ja graafikutest, eks ole. Sa saad sõita, kuhu sa tahad enam-vähem, teatud piires. Et selles mõttes ta nagu osalt kuulub sinna alla, sa oled küllaltki sõltumatu. Välja arvatud muidugi see auto on kellegi registris ja sult saab võib-olla selle ära konfiskeerida või siis kui mingi eri otstarvel kuidagi sult seda nii-öelda ära võtta kuidagi, et... No, sõita saad sinna, kuhu valitsus on otsustanud teehooldust teha ja teid korra sõida. Ja seda küll, jah. Sinna saad sõita, et... Oleneb autost, mõnega saad kuskil metsas ka kütta, nii et... No jah. Selles mõttes... Ace Ventura tuleb meelde. Ma ei tea, kas te olete näinud seda, kus ta sõidab seal metsas Ace Ventura seal selle suure monster truckiga. See päris pull. Aga jah, nii. Ma olen näinud küll, aga see pole meeleski see koht. He wants to go off-road! No ma näen, et selline suur risk on ikkagi selle elektriautode sellega, et mingid videod nägin, et sellest ma tõenäoliselt sa pead nagu kinnitama, et jah, ma luban seda mingit turvauuendust enda autole ja siis sa ei saa kuskile sõita samal ajal. Aga kui sa oled mingi keskserveiga seotud, sa ei tea mis suhtumise või mõtteviisiga või mis kavatsustega need inimesed või see tehnoloogia seal on, mis siis, millega su auto siis seotud on ja siis, ma ei tea... Nutiauto. Et ongi kriitiline turvauuendus, et keset maanteed seisma talvel. Jah, õige küll. Kuule, kusjuures hea point. Jah, seal sellise asja puhul võib küll jama tulla. Pluss muidugi, kui see AI nii-öelda tehisintelligents, mis tegelikult ei ole intelligents, ei saa kunagi olema kuidagi nii-öelda teadvusel asi, vaid see on lihtsalt nii-öelda programmeeritud nii-öelda keeleõpe või keeleprogramm põhimõtteliselt. Aga et kui see nii-öelda mingil määral panna sinna programmina jooksma, eks ole, siis saab ka see hakata mingi hetk kontrollima seda, et kus sa saad oma autoga sõita, kui kaugele sa saad, kuhu sa ei saa sõita, mis sul lubatud on, mis mitte. Võib-olla lülitab su auto välja mingi hetk. Sa saab rooli paremale keerata. Jah, ongi igast asju, kas sa saad üldse ära sõita, igast asju. Kas ta laseb sul auto käima panna või sul sellega kuskile sõita. Ma ütlen, kui ühel hetkel on autod võib-olla tõesti nii digitaliseeritud, siis on sul võib-olla suht piiratud see.
võimekus sõita, kuhu sa tahad sõita, eks ole, et siis selles mõttes praegustel vanadel autodel, nagu meil on, eks, nagu minul on siin Toyota RAV4 2008 aasta oma, et siis sellega ei ole mingit küsimust, mingit AI-d pole kuskil, mingit Androidi värki pole sisse ehitatud sinna ega muud, et ehk siis ka ei ole mingisugust GPS-i, mingisugust kontrollmehhanisme ja seadmeid ja asju seal, et selles mõttes on nagu palju parem, jah. Ja jalgratas muidugi, ma unustasin. See on võidumees. Lähed, et ma mõtlesin ka ju nende kiiruskaamerate peale, et seal vist on juba ka, ma ei tea, kui hästi need programmeeritud on niimoodi, et seal mingisugune nii-öelda pooltehisintelligents umbes on sees, et jälgib ja tuvastab su näo, eks ole, ja tuvastab autonumbri, et kui sa kiirust ületad näiteks või midagi sihukest kogemata kas või, et juba siis automaatselt, kuna ta on internetiga ühenduses, siis saadab sulle juba meili peale vaata isikutuvastuse tõttu, et trahvi vaata, et maksa ära vaata või isegi võtab su pangakontot juba su raha maha vaata, kui sul on CBDC ehk siis keskpanga digivaluuta et nii kui sõidad, kiirust ületad, kohe juba süsteem töötab, plaks, juba kontot on sul raha läinud vaata et niimoodi saaks tegelikult need tehnikad üles ehitada küll ja ma üldse ei imesta, kui tahetaksegi mingis mõttes sinna suunda meid liigutada, kas nüüd nii hulluks läheb, aga see oleks nii-öelda mugav ja turvaline ja nende jaoks eriti, kes tahavad kontrollis püsida, eks võimul olla, eks jah. Jah, ei ole vaja, et saata neid väljapressijad sinna mundris tegelasi on, et no ongi jah, hoiab raha kokku on ju, odavam vaata, et sa ei pea maksma politseinikele palka, sul on lihtsalt kaamera, mis mõõdab kiirust ja saadab kohe trahvid välja, pluss tõmbab raha kontolt maha vaata, sest juba teab, kes ja mis pangakonto ja kus see CBDC olemas, et jah. Ma olen hakanud mõtlema, et see kiiruse mõõtmine teede peal, et see nagu kas ei tasu ära või, viimasel ajal ei ole üldse näinud neid, isegi neid kolmjala peal et noh, siis oleks tõesti mugav, kui raha tiksub kogu aeg automaatselt. No ongi jah, see oleks ju väga mugav, me pealt tantsime idee siin. No mul oleks ka mugav, et ma ei pea kinni pidama ja nendega siis mingeid asju hakkama ajama, eks ole. No ongi jah, võid mugav, et sul kohe raha läheb maha vaata ilustil. Sa ei pea isegi panga ülekannet tegema. Katuseraha kohe makstud. Täpselt. Aga see Tartus ikka jagub neid mobiilseid kaameraid ja neid ikka passivad meie turvalisuse nimel. Ei noh, tegelikult mingis mõttes ma saan neist aru ka. Loomulikult tahetakse, et liiklus oleks turvaline. Ma saan sellest täiesti aru ja neid purjuspeaga sõitjaid on, eks ole, see on täiesti loogiline, et neid ikkagi jagub veel kahjuks. Et kõik ei ole nii vastutustundlikud ja ma saan aru sellest, et ühest küljest on see täiesti mõistetav. Lihtsalt teine probleem on siis selles, et kui minnakse üle nii, panin häält juurde ja tere kõigile, kes on nüüd hiljem tulnud. Ma panin hetkel ta kinni, kuna see kortali teema, see läheb päris pikalt edasi, seal seletatakse, aga las olla, saade on vabas vormis. Meie võtsime selle osa, mis nüüd meil siit, mis on meie tänase nii-öelda selle otselülituse mõte ja räägitud on siis üsna selgelt on lahti räägitud, mida ta siis võimaldab. Nii palju on öeldud, et see saade on, mina lasin praegu 2023. aasta, 2024 läks ta siis eetrisse suht alguses, siin öeldi ka see välja minu arust. Et tänaseks päevaks on siis, tollel hetkel oli ta veel nii-öelda loomisel, tänaseks on siis olemas ka Cortal Hub, mis on siis telefonile mõeldud rakendus. Asi on selles, et see Cortali tuum, millest siis nagu jutt käib, võtab ära ka teatud ressursi arvutist ja kui panna nüüd käivitada see õige, siis ja kui on arvuti sellise, ütleme niisuguse läpakas, mis ei ole nii võimekas, siis ta võtab selle ressursi ka ikkagi ära, sest nii nagu jutt oli, see on süsteem, kuidas masinad suhtlevad omavahel, ehk siis see info jookseb ikkagi tegelikult nendest masinatest läbi ja nii nagu me ise aru saame, siis igasugune maht on, iga info on mingisuguse mahuga, igal mahul on digitaalselt mõõdetav gigana või mis iganes. Nii et, aga Cortal Hub on siis telefoni rakendus, mis siis ei jooksuta seda põhituuma, vaid laseb siis toimetada
laseb siis toimetada, ma nüüd ei tea seda, kas ta siis üles laadida laseb telefoni kaudu või on vaja siis panna õige arvuti. Ütlen ausalt, et see kõik on uus. Noh, mis ta nüüd uus on, ütleme niimoodi, et saade on vana, minu jaoks on see teema siin poolteist aastat kuskil. Aga niimoodi ta on nagu settinud, et teema oli üleval siis, kui ei olnud ka sellist nii-öelda kogukonda nagu Kungla rahvas. Ja siis ta kuidagi, ta läks nagu kuidagi niimoodi, nagu ta läks, sellepärast, et ütleme seda infot ja seda kogu seda mõtet, kontseptsiooni ei olnud ka sellisel kujul kellegile nagu jagada. Nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et on tekkinud kogukond ja selle mõte, nüüd on juba Kortali seda kogu seda infot saab jagada ja nii nagu siin saate kõnelejad ütlesid otsa ära, et on teemasid, mida tegelikult, ütlen ausalt, ei hakata ka tegelikult enam siin YouTube'i kanalil sellisel kujul isegi mitte rääkima. Sellel lihtsalt ei ole mõtet. Ei ole mõtet tuua sisse, puudutada. Ma saan aru, et paljudel on hästi põnev seda kõike kuulata. Aga need inimesed, kes saates siis helistavad ja kõik see saade ise, et noh, saate ise aru, et ma küsin siis nagu seda, et milleks. Selle jaoks on olemas turvaline keskkond ja meie asi on igaüks mõelda ikkagi oma pere, oma laste ja kõige peale. Ja kui selline keskkond on olemas, siis järelikult seda keskkonda kasutatakse. Kõik need, kellel on huvi ja kes soovivad, need kasutavad seda keskkonda. Ja need, kes selle keskkonna peale ei tule, järelikult ei ole huvi. Ja nii lihtne ongi. Ja kui huvi ei ole, siis mis siis on, kui huvi ei ole, siis ei ole ju huvi ka see teada saada, mis seal siis toimub. Et kõik on omavahel seotud ja kõik on vaba. See on põhiline, minu jaoks on see äärmiselt oluline asi. Ja ütlen siis ära, et Kaarel siin küsis korra. Jah, Kaarel ja kõik teistele kuulajatele ka. Saate ajal on jooksnud all info@uudistekeskus.ee meili aadress. Sellele meilile kirjutate oma soovi saada link ja Heiki saadab teile siis esmaspäevase päeva jooksul lingi ja teisipäeval teeme siis selle saate. Ja kõik, kes siis on kohal, siis need on siis kohal. Ja ma saan aru, et siis seda küll las olla, jah, kõik ei ole mõtet rääkida, las ta jääb, hakkame juba vaikselt pihta. Ei pea rääkima kõigest. Milles on häda? Võib olla, just nimelt see on rõhksõnal võib olla, on ka see, et me katsume leida saates siin erinevaid teemasid, erinevaid lahendusi. Ja mida me need erinevate lahendustega tegelikult nagu loome, on see, et võib-olla siis oponent vastaspool, me mängime nii avatud kaarditega igas mõttes, et isegi võib-olla järgmine käik, mida siis tehakse, soovitakse teha, mis iganes, see on ennatlik. Ise nagu anname kogu selle info nagu siin välja avatud raamatuga ja siis meil on kuidagi nagu halb tunne, et miks meil nagu 10 kommentaarist 9 on siis nagu sellised, ma ei tea, madaldavad või maha tegevad või ta sellepärast ongi, et ja seal saab seda siis kõike teha. Olgu, kordama ei hakka, läheb, muidu ma olen neid kõike juba nii palju läbi kordanud. Pange meil, kel huvi on, ei ole võrkturundus, ei ole selline, see ei ole täna, ta ei ole tehtud eesmärgiga värbamiskontor, et nüüd tulge kõik, vaid eesmärk, nagu ma saate alguses ütlen oma häälega välja ja ma teen oma panuse ära kõigile võrdselt, ühtemoodi, ühel ajal ja kõik saavad samad sõnad, kõigile läheb ta ühtemoodi. Ilmselgelt me saame aga aru sellest, et igaüks saab sellest ise oma moodi aru. Nii see elu on. Nii, edasi. Ma panen selle kinni.
ma ise seda saate sisu leian, et ei ole mõtet üldse üle rääkida. Minu tunde järgi on seal piisavalt hästi kõik ära öeldud juba, mis on vaja öelda. Ja nüüd on siis selline lugu, et see saade Vaba Mikrofon 10 Kortal läheb nüüd kinni. Ma katkestan selle salvestuse, see läheb eraldi ülesse ja siia seda nii-öelda Kortali sisse juhatavat saadet me ei pane siin 4-5 tunniseks. Ja sellega tulen uuesti sisse, läheb aega 5 minutit, 10 minutit, maksimum veerand tundi. Olen uuesti tagasi Vaba Mikrofon 11 all ja siis on vaba. Ja siis on ta nüüd niimoodi vaba, et kui saatesse keegi siis soovib helistada, teeme siis niimoodi, et selle Kortali koha pealt las need küsimused jäävad. Teisipäev on see aeg, kus neid asju siis mõtlete, seedite. Ja ütlen teile ausalt öeldes, et kõik on loomisprotsess. Te ise olete samamoodi, tulete sinna sisse looma. Nii et ma ütlen seda, et meil Eikiga ja Artoga tõenäoliselt ei ole ka kõikidele küsimustele vastuseid. Ehk siis ajaeg näitab, proovime ja kasutame, kellele soobib, kellele meeldib, kes mis võimalusi leiab, on seal erinevate kodulehtede, e-poodidega. Mina näen ise lõpetuseks. Meil oli omal ajal oli see serverid on töös täna. Suur aitäh Eikile. Nii palju ütlen, et meil on olemas siin, minu kõrval on ka täna nüüd siis esimene nii-öelda siis õppeserver test. Suur tänu Eiki. Eiki käis nimelt eile Tartus ja see nii-öelda läks võrku. Täna ta momendil ei ole võrgus, aga kõik võimalused selleks, et hakata nüüd looma oma kogukonna inforuumi, majandusruumi, rahandusruumi. Need võimalused on täna olemas. Paljuski need mõtted, mida me oleme siin kuudeviisi mõelnud, on täna Kortali kaudu juba ära lahendatud. Ja see on ka see põhjus, miks ei ole mõtet enam jalgratast leiutada, kui jalgratas on juba leiutatud ja valmis sõiduks. Et see on nagu meie jaoks, see on tohutu töö. No võiks öelda ulme töö, aastate töö on võetud praegu selle sama platvormiga, sisuliselt on eest ära tehtud. Nii palju panen siia teile veel ühe kommentaari ise ka. Ma kirjutan teile siia aadressi. Kortal.org. Valesti läks. Nii. See, nüüd tuli üles see kommentaar. See on selle platvormi oma leht nii-öelda siis internetivõrgus. Ingliskeelne, pange tõlkesse. Tõlgib väga hästi. Tänane tõlketeema on ütleme niimoodi, et vägagi tasemel juba. Saate sealt vaadata, saate läbi lugeda ja seal seletatakse ka lahti, mismoodi asi töötab, miks ta töötab, mille baasil ta töötab ja nii edasi. Aga minu poolt on siit poolt suur tänu, kes te siin ära olete kuulanud. Kui on huvi nüüd rääkida vabast, mida iganes te täna tahate, siis olge olemas. Kuskil 10 minutit veerand tundi vahetan ära, panen uued pealkirjad ja siis näeme. Aitäh teile!